Villu Tamme. Öeldakse, et punk on lahe. Aga kui sa oled Nõukogude Eestis oma väljanägemise poolest miilitsate silmis väga kahtlane element, siis see polegi vist väga lahe. Meie ei saa olla number 1 sinu eest, me ei suuda leida ülesadet sinu sees. Villu Tamme taskust ei läinud kopkatki lääne moeloojatele. Kõik needid pidi ta ise oma tagist läbi puurima. Mine vanni tuttavista kraani alla pea, loputa sealt välja kõik see mina sai. Ja punane hari on Tammel endiselt peas. Selle järgi sai uus iirise sort nimeks Punkar Villu. Ja muidugi rokib aastast 86 kuni tänase päevani JMKE. Kõik teised liikmed on tulnud ja läinud, aga Tamme on ja jääb. Koos perestroika maaniaga saab JMKE erilise hoo sisse. Kui muidu olid eestlased harjunud vaatama Soome televisiooni, siis nüüd vaatasid soomlased Villu Tammet ja andsid ta esimese plaadi välja. Soomlased saatsid Villu Tammega seksikamate meeste edetabelisse. Laulu tekstid, mida Tamme kirjutas kunagi 80ndate lõpus, on aktuaalsed ka täna, sest ikka veel elab peeria kui verine düsenteeria. Ja alati on keegi, kes soovib endale monumenti ehitada. Ainus viga, mis tal oli, napakas idee, ehitada kodumetsa munni monument. Jah, Tammel on sotsiaalset ja ühiskondlikku närvi ja kujundeid ja kaunis hääl. Ühel päeval kole kuju oligi siis valmis, keset metsa nii veel kõrgus 5 aasta tööl. 30 päsekli asemel. Ja muidugi on veel üks Villu Tamme, kes ei roki, vaid istub laua taga ja koostab ristsõnu. Ja mõnikord võtab ta ka pliiatsi kätte ja joonistab jäneseid, kes on tema hingeloomad. Kõige parem mõtlemise koht on tualettruum, selline pisike ruum, kus mõte nagu laine tuleb sul peast välja, eks ole, ja siis ajub muidu nagu kuhugi lõpmatusse, aga siis pisik ruumis põrkab seinast tagasi ja tuleb niimoodi jälle. Ja siis tulevad igast need mõttelained ristuvad ja lõikuvad igatpidi, kunagi tuleb lõpuks hea mõte pähe.